Donald Trumpil on jäänud vaid mõned päevad, et teha otsus Iraani suhtes, sest hiljem ei saa ta enam üksi sõda pidada. Varem teatas Donald Trump ise ootamatult, et Lähis-Ida sõja lõpetamiseks või rahulepingu allkirjastamiseks ei ole enam mingeid tähtaegu. Kuid Donald Trumpile seadis USA kongress ootamatult nädalase tähtaja. Sõda, mida USA peab Iraani vastu, on kestnud juba peaaegu 2 kuud ja läheneb tähtaeg, mil Donald Trumpil ja kongressi liikmetel tuleb otsustada, kuidas edasi tegutseda. Sest USA seadus keelab presidendil pidada sõda ilma kongressi heakskiiduta kauem kui 60 päeva. 1. maiks on Trumpil tegelikult 3 võimalust. Pöörduda kongressi poole, et saada luba sõjaliste operatsioonide jätkamiseks, hakata neid lõpetama või proovida sellest piirangust mööda hiilida. Ja mis oluline, Iraan mõistab kõiki neid võimalusi suurepäraselt. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like, kirjutage selle video alla oma kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Bitši News, mille link on selle video kirjelduses. Niisiis, eelmisel päeval teatas USA president Donald Trump, et annab riigisiseselt vaenutsevatele Iraani fraktsioonidele lühikese aja, et koonduda järjepideva vastupakkumise ümber. Vastasel juhul lõpeb tema poolt teisipäeval pikendatud vaherahu kehtivus. Valgemaja allikad märkisid, et Trump on valmis vaherahu veel 35 päeva võrra pikendama, et anda iraanlastele võimalus pidada Teheranis läbirääkimisi ja oma asjad korda seada. Räägin, et praegu on tõesti suur lõhe Iraani poliitiliste ja sõjaliste fraktsioonide sees. Sellest rääkisin eraldi saates. Kuigi Trump ise teatas hiljem ootamatult, et Iraaniga vaherahu pikendamiseks ega rahuläbirääkimiste pidamiseks ei ole mingit ajasurvet. Küsimusele, millal sõda võib lõppeda, vastas Trump, et ajalisi piiranguid pole ja nüüd pole enam kuhugi kiiret. Ja kuigi varem ütles Trump, et sõda kestab 4–6 nädalat, käib see nüüdseks juba 7. nädalat. Edasi, Trumpi tsitaat. Inimesed ütlevad, et ma tahan asja kiiresti lõpetada vahevalimiste pärast. Aga see ei ole tõsi. Me tahame sõlmida Ameerika rahvale kasuliku kokkuleppe. Aga siis tuli äkitselt välja ebameeldiv tõde. Tähtaeg on nüüd seatud Donald Trumpile endale. Sõda, mida USA peab Iraani vastu, on kestnud juba peaaegu 2 kuud ja läheneb tähtaeg, mil Donald Trumpil ja kongressi liikmetel tuleb otsustada, kuidas edasi tegutseda. Asi on selles, et Ameerika seadus keelab USA presidendil pidada sõda ilma kongressi heakskiiduta kauem kui 60 päeva. Ja nüüd 1. maiks on Trumpil sisuliselt 3 võimalust. Pöörduda kongressi poole, et saada luba sõjaliste operatsioonide jätkamiseks. Teine võimalus. Alustada nende sõjaliste operatsioonide lõpetamist või proovida seda seadusest tulenevat piirangut kuidagi mööda hiilida. Jälgime nüüd kronoloogiat. Iraani pommitamised algusid 28. veebruaril ja Donald Trump selgitas, et tegutseb ülemjuhataja volituste piires. Ameerika Ühendriikide baaside kaitsmise eesmärgil Lähis-Idas ja elutähtsate rahvuslike huvide edendamiseks, sealhulgas meie piirkondlike liitlaste, sealhulgas Iisraeli, kollektiivseks enesekaitseks. See oli sõja alustamise motiivi õigustus. Ametlikult teavitas Trump kongressi sõjalise operatsiooni algusest Lähis-Idas alles 2. märtsil. Ja just nii, sellest päevast 2. märtsist hakataksegi ametlikult arvestama 60 päevast tähtaega, mis lõpeb täpselt 1. mail. Just 60 päeva võib Trump tegelikult pidada sõda ilma kongressi loata, viidates riiklikule julgeolekule, sõjaväebaaside kaitsele, liitlaste kaitsele ja nii edasi. Aga edasi tuleb kas sõda lõpetada või saada kongressilt luba. Demokraadid kongressis on juba 5 korda püüdnud vastu võtta resolutsioone, et peatada sõjategevus ja sundida Trumpi konsulteerima seadusandjatega. Vabariiklased blokeerisid kõik, kuid mõned vabariiklased annavad juba mõista, et seadusega kehtestatud piirang on nende jaoks väga oluline. Nad ütlevad, et okei, me oleme juba 5 demokraatide resolutsiooni blokeerinud, aga edaspidi on seda raske teha. Sest 60 päeva möödub ja midagi tuleb ette võtta. Senator republikaan John Kertin. Ta kirjutas aprilli alguses, et, tsitaat, ei toeta sõjategevuse jätkamist pärast 60-päevase tähtaja möödumist ilma kongressi heakskiiduta.
Liisa Murkowski oli üks esimesi, kes kritiseeris Trumpi administratsiooni läbipaistmatust sõja eesmärkide, kulude ja kestuse osas. Praegu valmistab ta koos senaatorite rühmaga ette resolutsiooni, mis lubab kasutada sõjalist jõudu Iraani vastu. Kuid selle dokumendi peamine eesmärk on tema sõnul taastada autoriteet. Kongressi autoriteeti ja nõuda Trumpi administratsioonilt sõjalise operatsiooni selgete parameetrite järgimist. Isegi tema ütleb, et kui kongress otsustab sõda jätkata, siis toimub see täieliku kongressi järelevalve all. Senatis on vabariiklastel praegu väike ülekaal, 53 häält 100. Ja kui vaid mõned inimesed vabariiklikus parteis, kes seni on andnud Trumpile vabad käed, võtavad karmima seisukoha, peab Valge Maja otsima mingit kompromissi. Aga Trump võib kaotada märkimisväärse toetuse, kui konflikt kestab edasi mais. Seda hoiatas Brian Mast, kes juhib esindajate kojas välisasjade komiteed. Kohe pärast seda, kui vabariiklased eelmisel nädalal esindajate kojas vaevu blokeerisid demokraatide resolutsiooni, ütles Mast, et, tsitaat, hääletuse tulemus võib olla hoopis teistsugune 60 päeva pärast. Pidades silmas just seda tähtaega, 1. mai. Seadus lubab sõjalisi operatsioone veel 30 päeva pikendada, kui president kinnitab kirjalikult, et lisaaega on vaja Ameerika vägede ohutuks väljaviimiseks. Kuid selline pikendamine ei anna volitusi just pealetungi jätkamiseks. See tähendab, et 30 päeva pärast ei tohiks piirkonda jääda ühtegi neist vägedest, kes olid sinna lisaks toodud. Aga praegu tuletab Trump hoopis meelde, et sellesse piirkonda saadetakse veel üks lennukikandja. Kuigi loomulikult on olemas ka valad seaduselüngad. Mõlema partei USA presidentidel on varem õnnestunud jätkata sõjalisi operatsioone ilma kongressi heakskiiduta ka pärast 60 päeva möödumist. Näiteks selgitas Barack Obama 2011 aastal, et seadus ei kehti tollasele operatsioonile Liibüa vastu, mille eesmärk oli peatada Muammar Gaddafi vägede jõhker rahutuste mahasurumine, mis eeldab pikaajalisi lahingutegevusi või aktiivset tulevahetust vaenlase jõududega, samuti Ameerika Ühendriikide maismaajõudude osalemist. Tollal põhjustas see mõlema partei teravat kriitikat, kuid mõned seadusandjad arvavad nüüd, et Donald Trumpi administratsioon võib Iraani puhul tuua sarnaseid argumente. Nimelt, aktiivset sõjafaasi ei ole, maismaajõud ei osale. Väed lihtsalt asuvad piirkonnas ja aeg-ajalt lasevad rakette Iraani pihta, et kaitsta Ameerika sõjaväebaase. See ongi kõik. Trumpik endas teisipäeval lõppenud 2-nädalast vaherahu, kuigi veel päev varem nimetas ta seda ebatõenäoliseks. Ta ei määranud selle lõppemise tähtaega, samal ajal kui üle 20 USA sõjalaeva jätkavad Omaani lahe ja Araabia mere tinglikul piiril Iraaniga seotud laevade läbipääsu blokeerimist. USA saatis piirkonda ka 3. mereväe löögigrupi. Lennukikandja USS George Bushi juhitud grupp saabub Lähis-Idasse 35 päeva jooksul. Just selleks ajaks, kui 60 päeva läbi saab, aga vaatame, mida administratsioon edasi teeb. Siia jätan 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt tehes annetuse videokirjelduses olevate linkide või makseandmete kaudu, selle video kirjelduses või sellel ekraanil oleva QR-koodi abil. Olen tänulik igasuguse toetuse eest, sellega on kõik, hoidke end, kõike head!